Mina räägin lõviosas täna sellest kohtuasjadest, mis siis riigil 2010. aastal olid. Et see on üsna mahuks materjal ja see saab kõigile avalikult kättesaadavaks, nagu ka selle juurde kuuluv presentatsioon. Aga ma põgusalt paari sõnaga räägin, et üldjoontes kohtuasjade arv suurenes, milles riik osales siis ministeeriumid, erinevad allasutused ja ütleme nii, et kohtulahendite võrdluses siis on, ütleme, 2009 aasta number on 915 kohtuasja ja 2010, need on nüüd võrreldavad numbrid, mille sees ei ole Maksu- ja Tolliameti ja Haridusministeeriumi mõningaid vaidlusi, on 1237, nii et kui kõik kokku võtta, on see, ütleme, et üle 2000 asja, koos nende mitte võrreldavate andmetega. Siis, mis puudutab nüüd asjade suurenemist, siis kõik asjad peale kriminaalasjade suurenesid arvuliselt. Tsiviilasjade tõus oli enam kui 30%, 37%. Haldusasjade tõus oli enam kui kolmandiku võrra, nii et tegelikult see näitab pigem seda trendi, et inimesed saavad üha rohkem teadlikuks oma õigusest ja õigusest vaielda ja erinevates küsimustes kohtusse kaevata. Kriminaalasjade hulk, milles siis riik sellisel viisil osales, ja siin ei ole mõeldud selliseid asju, mis puudutavad prokuratuuri näiteks, et siin on ikkagi need, kus ministeeriumid ja ministeeriumite haldusalad või näiteks maavalitsused osalevad, on üsna väike, et 2009. aastal see oli 103 asja ja 2010. aastal oli see 30 asja, nii et tegelikult asjade hulk on oluliselt vähenenud. Nüüd üldise trendina, mida tasuks nagu sellest kogumist välja tuua, on see, et ehkki asjade arv on oluliselt suurenenud, on ikkagi kaotatud asjade arv jäänud absoluutnumbrina samaks, mis tähendab seda, et osakaaluna kaotatud asjade arv väheneb. Seda võiks pidada selgelt positiivseks, kui nüüd küsida, et kus üldse, kui otsida midagi sellist eestislikult, ikka midagi negatiivset ka, siis ütleme, et haldusasjades võib-olla võiks see menetluskvaliteet olla parem, et igal ministeeriumil, iga allasutusel on omad põhjused, miks ta mingis haldusasjas väga tihti vaidleb, vahel ka kaotab, aga üldise joonena võiks öelda, et siis on teatavaid meetmeid võetud eeskätt just ametnike koolitamise osas, et see nii-öelda riigi poolt osaletud kohtuvaidluste kvaliteet on paranenud ja arvestades seda, et lähiaastatel tõenäoliselt ikkagi see kohtuvaidluste arv kas jääb samaks või pigem tõuseb, siis see on pigem hea trend. Nüüd võib-olla mõned numbrid, et riigi osas on nüüd nii, et 2009. aastal riik võitis 105 asja ja kaotas 11 asja, siis 2010. aastal tsiviilasjadest siis riik võitis 171 asja ja kaotas 21 ja haldusasjades on see vahekord on veel suurem, et 2009. aastal riik võitis haldusasjades 332 asja ja 2010. aastal võitis haldusasjades 526 asja. Ja üldiselt niimoodi mõned numbrid nimetades, et see trend on selgelt suurenemise ja pigem positiivses suunas, nii et see on pigem hea. Nüüd asutustest üldiselt, kes osalevad enim, on Sotsiaalministeerium, just põhiliselt Sotsiaalkindlustusameti kaudu. 96% on Sotsiaalministeeriumis seotud Sotsiaalkindlustusameti erinevate toimingute haldusotsustega, see puudutab erinevaid pensionistaaži ja selliseid määramisi vaidlusi. Teised, kes on põhiliselt seotud, on Siseministeerium ja Justiitsministeeriumi haldusalas vanglad. Nii et neid vaidlusi on tegelikult ikkagi nendes kohtades, kus inimesed kas siis soovivad erinevat, ütleme, et nad ei ole rahul. Vanglate puhul näiteks meie haldusalast võib selgelt tähendada mingisugust korrelatsiooni selle vahel, et kui vanglates režiimi karmistatakse, siis neid vaidlusi tuleb alati juurde. Et nüüd vaadates eelmiste aastate meetmeid, mis on võetud, need on olnud pigem edukad, vaidluste kvaliteet riigi poolt vaadates on selgelt tõusnud, ütleme, et ka haldusmenetluses erinevad asutused oma asju paremini menetlenud, see praktika on olnud parem, kindlasti seda tööd tuleb jätkata, et loomulikult me ei jõua olukorda, kus riik kõik asjad võidaks, et see oleks ka absurdne, see ei oleks demokraatliku õiguskorraga kuidagi kooskõlas, aga ütleme, et me pürime selle poole, et riik teeks kindlasti oma tööd paremini. Ja see on nüüd iga ministeeriumi enda teha. Ma julgen küll arvata, et ega see arv ei vähene, aga kui seda trendi nüüd jätkuvalt hoida, et tegelikult nii-öelda protsendina riigi poolt kaotatavate asjade arv väheneb, siis ma arvan, et on riik teinud head tööd nende kohtuasjadega.